Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas. Tere kuulajad, Autotund eetris, stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Täna räägime uudiseid ja midagi, meil on siin neid fookusteemasid paar tükki on, aga võib-olla kõige seksikam nendest on ikkagi see, et ma sain sõita, tegime lausa võrdlustesti kahe sellise populaarse rahvaauto vahel nagu Ram TRX 711 hobujõudu ja Ford F-150 Raptor, mis on palju vähem võimas, millel on kõigest 457 hobujõudu. Aga tegelikult oli nendega päris lõbus, sai nalja ka, räägime sellest saate teises pooles. Aga enne seda siis, mis meil siis nädala sees on juhtunud, osad asjad ma jätangi sinna Raptori loo juurde. Aga mulle eile, ma käisin jälle välismaal ja seal tutvustati, saime sõita uue Peugeot 3800-ga, millest tuleb ka tavaversioon, hinnakirjas on ka juba olemas, aga tuleb ka elektriline ja loomulikult me sõitsime elektriga. Ja siis seal esitlusel oli kohal ka üks auto, mis oli põhimõtteliselt ainult selle auto nii-öelda raam või see kandmik. Et näidata, kuidas seal akud on paigutatud põhjas, kus mootorid asuvad. Nägin pilti. Ja oli väga hea niimoodi vaadata, sest sellel hetkel sa tõesti näed, et kui vähe seal on tegelikult igasuguseid juppe ja voolikuid ja asju võrreldes korraliku keerulise moodsa sisepõlemismootoriga, mida inimene ise ei näe, tavaliselt kapoti altast üles on seal mingi plastik juraks on peal, aga kui selle alla vaadata, siis on seal ikkagi neid liine, mis jooksevad sadu meetreid. Ja peale selle ka hoovi peale ei teki neid suuri plekke, et mul praegu on küll mitte enda auto omad, aga üks auto mul seal käib ja nüüd on juba selline väike ökokatastroof on hoovi peal. Ma selleni tahtsingi jõuda, sest 3008 räägib võib-olla järgmises saates, sest siis kui ma olen ära käinud jälle välismaal ja sõitnud põhimõtteliselt selle auto otsese konkurendiga, ehk järgmine nädal on siis Seeni GTEC, mis võitis aasta auto tiitli, Euroopa aasta auto, et sõidan sellega ka ära ja siis on hea nagu neid kahte võrrata. Ma käisin ka välismaal, aga ma tahan öelda seda, et tead, Portugalis, tead, vanalinnas või kesklinnas, ütleme niiviisi, et kui mõni kalamaja inimene sinna satuks, siis internetis ei oleks nii palju ruumi, et kirjutada selle kohta, kui kitsad on kõnniteed, kuidas kõnniteid ei ole, kuidas igal pool sõidavad autod ja peale autode sõidavad need elektrilised erinevad kaarikud, tuk-tukid ja kõik muud sõiduriistad. Täiesti kohutav on see liiklus, aga väga hästi said kõik igat pidi hakkama, sain ka mina hakkama. Ise ei sõitnud seal küll, aga sain hakkama. Jalakäijana. Iga suvi ma mõtlen, kui ma seal oma Kefaloonia saarel käin Argostoli linnas, et nad peaks ka selle postituse ära tegema. Võib-olla ma kunagi esimestel aastatel tegin. Samamoodi, et kõnnitee on mingi asi, mis on kunagi keegi projekti kirjutanud, et see vist peaks olema 25 sentimeetrit mõnes kohas. Aga kõik see, mis sinna kõrvale, et kuidas kui auto peeglid ja siis kellelgi kuskil põõsas kasvab välja, et see ei ole aiast, et see ei ole absoluutselt kedagi enam ei huvita. Aga jõuan tagasi siis nende voolikute asjade juurde, väga hea, et sa ütlesid, et hoovis on laik. Ehk et me paneme siin oma selle korporatsioon Sakala seltskonnaga kokku järgmist Ukraina ekspeditsiooni. Meil on 8 kastikat läheb, ma ise seekord kaasa ei saa minna. Aga nüüd on nad kõik värvitud, nad on kõik läbinud ka sellise nii-öelda ülevaatuse, et oleks selge, et ikkagi tuled põlevad ja pidurid pidurdavad. Ja kuidagi eile hakkas meie ühischatis siis keegi saatis pildi, kurat, mul midagi tilgub niimoodi. Siis teine vend, kuule, ma vaatasin, mul on ka laik auto all. Mõtlesin, et mul läheb vend minu asemel seekord ja parkib seda Ford Rangerit nii kaua minu hoovis. Läksin siis selle jutu peale, et teen poistele ütlen, et minu Ranger on küll alt kuiv, et kehvad autod teil. Ja kui ma siin alla vaatasin seda aru, sa näed, kuidas põhimõtteliselt 1 sekundiga nagu tilk. Pistad näpu sinna, siis tõmbad näpuga, vaatad selge, diislilõhn.
sisuliselt räägime ökokatastroofist, et mul on ikkagi väga palju, sõitsin täna siis kohe oma, kus ma käin Stello autos oma alfasid parandamas, et noh, et poisid väga kiire mure, et kas saate vähemalt ära defekteerida, mis on, sest ma ise seal hoovis eriti sinna diisli loigu sisse ei viitsinud selili visata, et tõstuki peale tõsteti üles ja noh, ühesõnaga, kui me selle auto ostsime ja ta sinna esmasse hooldusse läks, noh, vahetati välja kogu piduritorustik, okei, see on ilmselt ka elektriautodel olemas, aga noh, see kütusetorustik, kõik need, noh, oligi ühe koha pealt täiesti mäda, et kuidas see jäi seal nagu esimestel ülevaatajatel 2 silma vahele, nüüd seal poisid praegult nuputavad, mingid voolikud pannakse sinna, ilmselt asendame toru nagu selle koha pealt voolikuga, sest ei ole aega lihtsalt. Aga natuke jah, mul hakkas see osa on siin viimasel ajal neid vanu autosid nii palju nagu läbi käinud, et see võib päris tore olla, kui sul ongi võimalikult vähe mingeid asju, mis saavad lahti tulla, lekkida, katki minna. Et nüüd vaatame. Et iseenesest tore, et need vead praegult välja tulevad, mitte kuskil teel Ukrainasse või Ukrainas, aga see mäda, mis sealt alt vastu vaatas, oli ikka täiesti hämmastav. Nii, aga sinu nädal, hoovis like? Jaa, aga see ei ole tegelikult nii oluline. Huvitav on võib-olla see, et riik plaanib jälle tõsta siis kiiruskaamerate tehtavaid automaattrahve. Minust alles see oli, kui see tõsteti 3 euro pealt 5 peale, siis põhimõtteliselt 1 kilomeetri ületamist oli siis 3 eurot vanasti. Nüüd täna on see 5 ja järgmise aasta 1. jaanuarist peaks siis olema 7. Et selge, et riik on, raha on puudu, selge, aga natukene on see küsimus nagu laiem, et ma olen lugenud ka neid uuringuid, et ja eriti just selle sama uudise valgus, ma lugesin ka uuringuid siis, et kas siis need trahvimäärad tõusud, et kas need tegelikult nagu aitavad kaasa või ei aita. Ja üldiselt seisukoht on tegelikult erinevaid, aga valdav seisukoht on ikkagi see, et nad aitavad nagu hästi mingi piirini. Mingi piirini nad aitavad seda probleemi lahendada ja sealt edasi enam mitte. Et kus kohas see piir on, et ma ei tea, võib-olla Justiitsministeerium on seda ka nagu analüüsinud. Aga ütleme niiviisi, et see, et miks 7, et võiks olla ju 25 eurot on ju 1 kilomeeter on ju, paneme 50 eurot on ju, mitte keegi kuskil siis enam selles kiiruskaamerus kõik tõmbavad kiiruse igaks juhuks, teed 50 peale, et mine sa tea, mis seal tuleb mingi error. Äkki nad seda arvestavadki, et kui praegult nagu veel nii äkkpidurdust ei tehta, siis kui sa panedki selle 25 või 50 peale, siis tõesti hakataksegi sellest kaamerast sõitma nagu 20 kilti aeglasemalt ja see tekitab ohtlikke. Täitsa hoopis teistsugused probleemid toob kaasa, mitte kas see, et vaata, palju sa oled ise sõitnud ja vaadanud, et seal tee ääres pargib üks auto kuskil täiesti lambist, keset maanteed, seal pargib üks auto tee ääres, et ma sõidan siin võib-olla 90 või natukene selline spidomeetri järgi, selline 94 on mul on ju, mingi auto seal pargib, võib-olla seal kõrval on veel mingi seadelis ka või ei ole, kaugelt täpselt ju ei näe, igaks juhuks nüüd teen äkkpidurduse 60 peale, et mine tea, et äkki seal on keegi on ju. Et sellised asjad, nagu kui sa tead, et sa võid saada 50 eurot 1 kilomeetri ületamisest trahvi on ju, lased kas või seal on ju 96-ga pluss miinus, mis see on 5 või ükskõik, kus kohas hakkab see veapiir seal on ju. Et sellised asjad toovad kaasa hoopis teistsugused probleemid. See sama on see, klassikaline minu lemmikkoht on see ikkagi sealt lauluväljaku juurest tuled mäest alla on ju, kus hakkad sealt mäe pealt tulema 50-ga on ju, auto ise veereb on ju seal kohe mõned kilomeetrid juurde ja siis tihti seal all on siis see kaamera, okei, seal all on ka reguleerimata ülekäigud, ma saan aru, ei tohigi sealt kiiresti üle sõita niiviisi või alla sõita, aga see point on selge, seal siis ka samamoodi autod pidurdavad igaks juhuks, siis kui veel kaamera on, siis nad igaks juhuks pidurdavad 20 peale seal, et sellel asjal nagu on nagu erinevad teistsugused mured, mis tekivad ka ja ma ei tea, see 5-7, okei, see ei ole nagu mingi eriline asi, aga ütlen, et seal tulevad teistsugused probleemid tulevad. Ja mulle meeldib, et kui selle totaka automaksu juures alguses vähemalt üritati rääkida mingist rohepöördest ja kuidas
kõik see, mida keegi muidugi uskunud, sest vaadates ka neid arvutuskäike, see kõik ei olnud üldse ka väga loogiline, siis siin trahviühiku puhul, vähemalt selles pressiteates, mis saadeti, et see on lihtsalt tegemist riigieelarve strateegiaga, mis nägi ette trahvide kahekordistamise ja siis Kalle Laanet ütleb, et vahest ongi aeg trahviühikut suurendada, et seaduse rikkujad panustaksid riigieelarvesse senisest rohkem, et siin ei ole isegi üritatud rääkida mingist liikluse rahustamisest, liiklussurmade vältimisest, kõigest sellest, vaid siin et väärtegude toimepanijad tekitavad riigile kulutusi. Tekitavad siis, kui juhtub õnnetus või midagi, aga hetkel ei ole muud kulutust kui see, et seda trahvi tuleb menetleda. Just tegude menetlemine maksab raha, mis tuleb riigieelarvest ehk kõikide ausate maksumaksjate taskust. Ja, see aus maksumaksja. Kui mina ületan kiirust, kas ma sellel hetkel ma ei ole enam aus maksumaksja? Ja, sa ei ole. Ja kui suured kiirusuletajaid ju ütleme, et rahvastikust, kes on vähemalt korra seda teinud, neid on väga suur protsent, ma ei hakka seda peast pakkuma, aga nemad ei ole ausad maksumaksjad. Nii et seekord... üks asi veel, lihtsalt, et kui ma tahaks nagu eriti kiuslik olla, et kui on vaja riigieelarvet täita, siis äkki selle asemel, et 5 euro pealt tõstma 7 euro peale, äkki peaks tõstma 3 euro peale tagasi, et las siis inimesed sõidavad ja täidavad seda riigieelarvet hea meelega, et muretsevad vähem, aga võib-olla nad kokkuvõttes maksavad rohkem, kui olla eriti kiuslik. Nii, rääkides siis, ma ei teagi, kuidagi nagu naljaga õnnetuste juurde tagasi või et me lindistame seda saadet naistepäeval, head naistepäeva kõigile, kes seda täna kuulavad ja tagantjärgi ka, aga Liikluskindlustusfond saatis huvitav statistika. Pressiteate pealkiri oli väga intrigeeriv, aga sisu vastab tõele. See on, et naistepäev on üks liiklusohtlikumaid päevi aastas. Et mullu 8. märtsil oli 238 liikluskindlustuse juhtumit. Muidu jääb tavapäraselt igasse päeva keskmiselt 100. Ühesõnaga, keskmiselt 100, eelmine aasta naistepäeval, või muidu naistepäeval 140 ja eelmine aasta naistepäeval 238, aga siis oli ka väga kehv film olnud. Aga see statistika, see järeldus on tehtud 5 aasta peale ja on toodud välja ka graafik ja tõepoolest 8. märtsil on seal korralik, see post on ikkagi pikem kui kõik teised postid. Aga miks? Küsimusega siin nad ise siis arvavad, et viimase hetke kiirustamine, lilled ostmata, telefonis tipid kõikidele oma naistuttavatele sõnumeid või eks paljud nendest ongi need samad parklakõksud, et siis lähedki närviliselt kuskil, sul on vaja see lillekimp kätte saada. See 4. lillepood, kuhu sa nüüd oled jõudnud, et äkki siin on see asi, mida sa otsid ja jah, et mõnes mõttes ma saan nagu aru, et see on jah paratamatus, et alati kui on kiire ja siis juhtuvad asjad. Aga et ega siin rohkem pikemalt me võiksime siin veel 100 põhjust välja mõelda, miks see nii on, aga lihtsalt olge siis naistepäeval ja ilmselt ka teistel pühadel ekstra ettevaatlik, et mitte seda statistikat toota. Natukene samasse teemasse läheb tegelikult meie järgmine uudis. Jaa, et sest lõputust ekraanindusest ja nuppude kaotamisest oleme rääkinud ja kirjutanud aastaid. See on selline mingi autoajakirjanike ja autofännide ma ei tea, põhi või standardmure ja siis tehnoinimesed kõik rõõmustavad, kui Tesla võtab autost viimasedki nupud ära ja see on jube kihvt ja innovatiivne. Aga Euro NCAP ehk Euro NCAP, kes teeb neid turvalisuse hinnanguid annab autodele, sõidutab neid vastu seina ja igatepidi ja hinnatakse ka seal juhi abisid ja kõike, on nüüd plaanib seda, et kui auto on liialt ekraani keskne, siis selle eest alates 2026. aastast hakkab Euro NCAP testist punkte maha võtma. Selle eest, kui autol ei ole füüsiliste lülitite või nuppudena saadaval 5 põhifunktsiooni. Suunatuled, ohutuled, kojamehed, signaal ja SOS kõnefunktsioon, mis on muidugi veider, sest et lülitite või nuppudena, Teslal on rooli peal suunatuled, et kangi ei ole, ohutulede nupp on minu arust praegult nagu lausa kõigil on see olemas. Okei, kojamehed tõesti jällegi Teslal olid ekraanil,
aga selle kiirfunktsiooni, et kui sulle vastu tulev auto lajatab näiteks mingi, sõidab läbi lombi, et siis tegelikult on roolil ka üks nupp olemas, mis paneb selle kohe korraks tööle. Signaal, no ma ei tea jällegi, ja SOS kõnefunktsioon, et see on nagu noh, et mida nad siin lahendavad, et see kõik on ju praegult ka nii. Või on siis nad ennetavad seda, et mõni autofirma läheks nagu täitsa jah, et need mingid põhifunktsioonid, et need jääksid niiviisi, et pigem nagu keegi ei tuleks selle peale, et neid ka nagu täielikult ära ütleme, puutetundlikuks teha. Sest ega praegult saab väga vähe, et miks näiteks Dacial on alati väga vähe punkte nendes Euro NCAP testides, on lihtsalt see, et hästi suur osakaal tänapäeval on ka juhiabides ehk elektroonilistes juhiabides. Ilmselgelt sootsa klassi autos on tavaliselt olemas ainult need põhilised kohustuslik, mida Euroliit nõuab. Võib-olla mõne asja saad paketiga lisaks, aga Euro NCAP võtab selle eest juba punkte maha, kui sul põhimõtteliselt auto sinu eest kõik ära ei otsusta. Aga siseenesest tore, aga otseselt see hetkel ei muuda mitte midagi, sest et autotootjad kõik ongi läinud ekraanidele ja ausaldades lõpuks me hakkame sellega nagu mingid muud asjad, mille üle me võime hästi palju karjuda ja lõpuks harjume ära. No jah, eks mõnes mõttes ongi, kõik läheb automaatika peale, mis sa ikka ise pead tegema seal on ju. Nii, järgmine uudis tuleb elektriautode maailmast. Siin püsilugeja ja automaailmaga kursis olev inimene teab, kuidas siin viimasel ajal on tulnud päris palju uudiseid, kuidas need suured autofirmad hakkavad natuke oma mõne aasta taguseid suuri loosungeid, kuidas 2030 või 2025 või mis iganes aasta on meie mudelivalik ainult täis elektriline. Üks suurematest meenub Mercedes, kes ütles, et päris nii see nüüd ikkagi ei ole. Siin mõned, seal keegi, ma ei mäleta, keegi lükkas oma elektri, aga see oli mingi luksustootja. Ühesõnaga, vaikselt siin kõik tõmbavad hoogu maha, mida oligi arvata. Aga nüüd eriti huvitav uudisena Dodge avalikustas oma Dodge Charger Daytona, mis on siis põhimõtteliselt muskelauto, elektriga muskelauto, mis veel paar aastat tagasi oligi suur jutt, et Dodge Charger lähebki elektriliseks ja nägemist kogu see muskelajastu ja V8. Siis nüüd muidugi väga vinge, ilusa kujuga, kõik võimas, sõidab pikka maad see elektriauto, aga öeldakse ka siin, kuidagi on niimoodi natukene ära veidetud pressiteate lõppu vaikselt, et V8-ga Chargerit muidugi enam ei tule, aga tuleb 3-liitrise topeltturbo rida 6 mootoriga ikkagi versioonid ka. Vaat see on jah niiviisi, et natuke see ei olegi nagu see mitte häbenemine isegi vist, aga lihtsalt, et me ei taha nüüd, et see uudis nagu suure kella külge läheks, aga selles mõttes, et autoostjad, et kui see ühel hetkel on nagu poodides ja valikus olemas, siis see on seal olemas, on ju, selles mõttes. Et kas neil oli kogu aeg see plaanis tegelikult, aga lihtsalt räägiti ainult sellest elektrilisest Dodge'ist ja vaadati, et mis vibe nagu mõne aasta pärast on, et no, ma arvan ka, et tegelikult ka autotootja vaatest, ega see ei ole ju mõistlik niiviisi rapsida ja nüüd kõik nagu öelda, et homme me enam ei tee põhimõtteliselt midagi ja tegelikult meil insenerid absoluutselt enam neid teemast enam üldse ei vaata. Sellega nagu kõik on ju. Et kindlasti nagu mitte on ju, tegelikult päris elus on, et ma ei tea, võib-olla Volvo on see, kes see läheb nagu 100% nagu lõpuni ka päriselt, aga ma ei tea ka. Nojah, sest tuli müüki nii uus Tiguan kui uus Passat. Eile just avalikustati Passati hinnad ka Eestis, on täitsa olemas diiselmootoriga versioon ka ja tegemist on ju uue mudeliga, mitte mingi mudeli uuendusega, et kasutame veel mõned vanad diiselmootorid ära. Et eks näis, aga jah, see Dodge'i see uudis oli eriti ühesõnaga see tuli ootamatult. Et võib-olla, kes on seal kas Ameerika maal rohkem skeenega kursis, teadsid, et tegelikult selline asi on tulemas, meie poolt kuulnudki sellest. Nii, aga teeme ühe munitsipaaluudise tagasi Eestisse. Enne kui me jõuame nende uhkete hobujõudude juurde, siis natuke aega tagasi hakkasid käima jutud meil siin toimetuses, et Eesti teedel kasutatakse uut teesoola. See on Aafrika, see kõlab nagu hästi kuidagi nagu hästi halvustavalt või kuidagi väga halvasti, et Aafrika teesoola ja see on väga halb, sellepärast, et see määrib teil autot täiesti ära
ja on odav ja saast ja üldse nagu pole üldse nii hea. Me uurisime seda asja ja mis siis selgus? Noh, nagu paljude asjadega, et selgus, et seal on mõneti tõsi taga, aga samas keegi midagi kinnitada ei taha. Seega asjatundjad ütlesid meile siis nii, et meile saabuv sool tuleb kas Saksamaalt. See on siis see, mida kasutatakse Eestis tänavatel nii Tallinnas kui ka maanteedel, ma saan aru. Just. Või siis Aafrika 2 riigist, Tuneesiast ja Marokost. Et kui see jutt meieni jõudis, siis räägiti ka veel, et võtta Egiptusest tuleb see kõige kehvem sool. Veel mõned aastad tagasi aga kus see sool muidu varem tuli? Varem tuli ka Saksamaalt ja tuli väga palju Valgevenest. Aga ega selle, nüüd loomulikult Valgevenest enam ei tule, aga ega see Valgevene oma ka mingi hea asi ei olnud. Mis seal vahet on, kas tuleb Valgevenest või tuleb see sealt Aafrikast? Mis selle sool on ikka sool ju? Mis siis point jah, et selles mõttes, et see ei ole, seda muret ei ole, et Aafrika sool justkui rohkem su autot roostetama paneks. Küsimus on puhtalt selles auto määrdumises ja loomulikult siis ka selles, mida me sisse hingame, ehk see kõik ju, ehk siis lubja sisaldus on suurem, sest et mõlemad on kivisoolad, aga nii Saksamaa kui Maroko kivisool pärineb all maakaevandusest ja seal on kõrvalained normi piires ja lubjakivi jääke seal ei esine. Aga teist tüüpi sool on seda, mida kaevandatakse siis nii-öelda maa pealt või soolaväljadelt. Ja soolavälja probleem ongi see, et seal on nii palju kõrvalaineid, mis tähendab seda, et nad on lubjased ja kui seal siis lisaks on seal ka veel paakumisvastaseid aineid tuleb panna, ma saan aru, soolaväljalt kogutud soolal rohkem, tihti on see hästi, hästi tükkis. Aafrika soola tunneb ära värvi järgi, see on kollakam või roosakam, see ongi kõrbeliiva ja lubja osaks, et seal sees. Ja on olemas kvaliteedinõuded ja kõik, aga reaalselt ega ju keegi kuskil mingi mõõdikuga kogu aeg ei seisa ja iga koormat ei kontrolli. Ühesõnaga, kas siis nagu võib panna või ei või panna? Kind of nagu võib, vabandust, siuke kole, põhimõtteliselt nagu võib, aga kõige kummalisem selle juures oli see, et siin kahe erinevat e-hooldusfirma inimesed nagu natukene rääkisid erinevat juttu, et nagu kasutatakse, ei kasuta, ilmselt on, keegi ei taha väga endale niimoodi tähelepanu tõmmata, et keegi hakkaks küsima, et vabandust ikkagi täpselt, kust teie sool tuleb. Ja kui paberitel on kõik õige, siis on õige. Aga räägiti ka hinnavahest, kus siis üks ütleb, et sool on palju kallimaks läinud, teine ütleb, et ei ole kallimaks läinud, et see on hästi palju segadust. Aga kõige huvitavam oli minu jaoks, küsisime siis Transpordiametilt, et kas nemad kontrollivad või kas nendel on kuidagi, kas neid huvitab, mida sinna teele visatakse? Ei huvita. Hästi lakooniline, isegi kuidagi ei üritatud mingeid sellist lauset isegi, et kõik peab vastama nõuetele, vaid Transpordiamet ütles lakooniliselt, et nemad ei osale kloriidide hankimise protsessis ja seega neil pole antud küsimuses midagi lisada. Et kas siis nad nagu eeldasid, et me seda nagu nii teame, et mingid nõuded kuskil on ja kui paberil need soolad vastavad nõuetele, siis polegi nende asi. Keskkonnaameti teema äkki võib-olla üldse. Võib-olla tõesti Keskkonnaameti, sest et üks asi on määrdunud auto, see on niisugune, ega see lõpuks ju oluliselt vahet ei ole, kas auto on mul soolaga valge või siis on seal natuke lupja sees, aga nii palju on, et kui sul on ainult see soolakiht seal peal, siis läheb auto palju paremini puhtaks. Aga teine on see, et see on ju lisatolm, mis tekib. Et kui seda pannakse rohkem maanteele, seal metsa vahel, eks ta siis lõpuks vihm peseb selle ära, aga see on jälle kuidagi nagu asi, mida äkki peaks keegi rohkem kontrollima. Isegi mitte sellepärast, et me kõik tahaks sõita puhaste autodega, vaid just see, et mida me endale sisse hingame, et kas see lõpuks on meil jälle 2 kuud lihtsalt tolmavaid teid. Jah, lihtsalt saadan tervitused Peterburi maanteele, kus tolmab väga kenasti, aga kuna keegi ei ole mupole selle kohta teadet teinud, siis see ei huvita mitte kedagi. Vot selline, et siis, kui teil on ka tunne, et see talv on auto nagu just kui eriti must, siis põhjus võib olla selles, et on kasutatud sellist lubjarikast soola. No nii, me oleme jõudnud uudiste osa lõppu, mis meil siia kirja on pandud ja võib-olla siis täna räägime siis nendest 2 kastikast. Miks õigemini,
kui te tahate ka pilti näha ja lugeda seda, mis ma siin on vist pilt päris oluline tegelikult. See on päris oluline. Siis järgmine nädal 13. märts ilmub selle aasta esimene autoleht Ekstra. See on, muidugi hakkavad need lood tulevad veebi ka autogeenusesse. Kaane järgi muuseas tunnet ära. Me alguses mõtlesime, kas me paneme kaanele need kastikad, millest meil fotograaf Paula Johanna tegi väga vinged pildid, aga kaanele läks tegelikult ikkagi selle Ekstra fookusteema, milleks on siis autod, millesse aastal 2024 investeerida. Tegemist ei ole investeerimisnõuandega, aga lihtsalt meie spetsialistide hinnang, mis võiks olla need. Eks seal on ka pikalt laialt selgitatud, et auto ei ole nüüd varaklassina päris selline asi nagu aktsia, et sa paned sahtlisse seisma ja ootad, kuniks siis väärtus kasvab. Sest et auto nõuab hooldust, autoga on riskid, auto võib katki minna, autoga võib midagi juhtuda. Aga see on ikka huvitav mõttemäng. Et 30 autot on seal välja valitud, soovitame kindlasti osta. Ma eelmine saate natuke rääkisin ka sellest Margus Pipraga. Ja ka 10 autot, mis võiks justkui tunduda, et see on nüüd küll hea diil. Aga mille kohta te ütlete, et pigem ei? Pigem mitte jah, et seal jällegi, et võib ka mitte. Seal oli päris mitu sellist, mis tunduvad esmapilgul väga head valikud, et endale garaaži seisma osta, aga okei. Teemast on seal palju, seal Volkswagen Golf sai 50, Audi põhimõtteliselt tegi viimase versiooni RS6, sellest on pikem lugu. Mina käisin matkainimestega metsas ja kuigi see tundub nagu autoga kauge asi, siis tegelikult selle autoga see seos täiesti olemas, et kui sa tahad mugavalt matkata või loodusesse minna, et sa ei ole see päris see seljakoti matkaja, aga mingi selle Haagis subilaga sinna minna on ka natukene nagu... Või selle rammiga tahad minna? Ei, rammiga, see lugu on täpselt rammimeestele. Et see on see, et kui mugavaid telgid, ahjud, telksaunad, põhimõtteliselt kola, mille sa viskad omal autosse ja siis lähed metsa ja puhkad seal mõnusalt, magad ikkagi voodis, mitte mingi õhukse penomati peal, kus iga känd ja juurikas sul. Et seal on päris huvitavaid lahendusi mugavaks looduse olemiseks ja palju teemasid veel. Nii et kolmapäevast hakake vaatama või tellige omale. Aga Ram versus Raptor. See lugu hakkas niimoodi, et Eestisse ju jõudis nüüd ametlikult Fordi esindusse siis müügile Ford F-150, mis on olnud aastakümneid põhimõtteliselt maailma või vähemalt Ameerika kõige müüdum auto, mudel. Miks? See on eraldi teema, et loomulikult kasutatakse palju tööautona, aga Ameerikas on see paljudel ka, põhimõtteliselt ongi pereainuke auto, millega võib-olla ei veeta kunagi mitte midagi eriti suurt. Aga nüüd on ta Eestis ja täitsa üllatuslikult on proovisõiduks olemas ka Ford F-150 Raptor, mis on siis, me oleme sõitnud Ranger Raptoriga, Euroopa versiooniga, mille põhipoint on siis see, et ta on võimsama mootoriga ja tal on jube hea vedrustus. Foxi vedrustus, mis tähendab seda, et ongi mõeldud, kui tegelikult kuskil düünide peal niimoodi hüppamiseks või siis Eestis talumehe loaga või niimoodi kõrrepõllul või siuksel, anda niimoodi talda, et ka antud on ja see auto ei hüpple sul seal, vaid see... Ja kui investeerimisnõuannet veel tahta, siis on ju, et siis need autod oleks mõistlik ilmselt see aasta ära osta, et ärge automaksu küll ootame jääge selle jaoks. Kusjuures see on mingi teema, mida võib-olla tasuks nagu laiemalt ka uurida, et mis tüüpi autosid nüüd täna tegelikult siin automaksu, eriti just registreerimismaksu ootuses ostetakse ja ma saan aru tegelikult, et täitsa tulen selle teema juurde korraks lihtsalt veel, et siin tegelikult on ju üleval ka see teema just, et kui sa tood Saksamaalt selle kasutatud auto, et kas sa pead siis esimest korda siis pead seda registreerimismaksu maksma või mitte, et see tegelikult võib olla Euroopa Liidu vabakaubanduse vastane. Et see asi ei pruugi üldse niiviisi läbi minna, sellepärast, et ei tohiks vahet olla, kas sa ostad selle Saksamaalt või Eestist tegelikult, sest need maksud on juba korra Saksamaal makstud sisuliselt, et selle kohta Euroopa Komisjon ilmselt teeb paari kuu jooksul otsuse ja sellest väga palju sõltub üldse, et milline see automaks Eestis tegelikult tuleb just see registreerimistasu. Nii, aga kuna meil oli ekstra tulemas ja ei tahtnud lihtsalt selle Raptoriga üksi sõita, et otsisime midagi kõrvale. Kõigepealt ma tahtsin seda Riviani, aga millega me siin sõitsime, aga see Rivian omanik väga hea meelega oleks andnud, aga see oli hetkel Eestist ära. Aga
täitsa juhuslikult siis õnnestus saada Ram TRX ehk kes siin saab nüüd aru, et Raptor versus T-Rex ja muuseas Ram on teinud selle kohta ka väga hea nalja või easter egg või peidetud nali, et kui sa võtad Rami kapoti lahti, seal on mootori kate ja kui sa selle ka veel üles tõstad, siis seal all on selline plasti sisse pressitud pilt, kus T-Rexi lõugade vahel on Velociraptor. Ram TRX on 711 hobujõudu, nagu ma saate algus ütlesin, ja Ford F-150 Raptor on 457. Justkui nagu ei ole võrreldavad. Tegelikult on Raptorist olemas ka versioon R, millel on V8 mootor ja 710 hobujõudu. Sellist kahjuks Eestis ei eksisteeri. Aga võib-olla oligi põnevam, sest et olid natuke erinevad autod. Sellel Raptoril või tavaraptoril siis on 3,5 liitrine V6 hoopiski. Ja nende mõlemate hinnad on üle 140 000 euro ja kummalisel kombel on Raptor kallim kui Ram TRX. Ja kui hobujõudude vahe on mingi 250. Millest see tuleb siis? Ja me ei ole suutnud läbi naksata, sest ma mõtlesin, et äkki see on kuidagi Eestis on hinnastatud, nagu õudselt nopitakse siin kasumit ja kui ma vaatasin mobile.de-st, siis kõik 2023, ütleme uued ilma läbisõiduta Raptorid olid ka pigem 130-140 000. Ja samas Ameerikas nende hinnad, kui sa võtad Raptori ja TRX-i baasmudeli, ma võtsin Ameerikas zip-koodi järgi, läksin samasse piirkonda, mis iganes, kuskil Californias, nende hinna vahe oli $20,000 Raptori kasuks, ehk et seal justkui on nagu Raptor tehasest ikkagi tuleb odavamana, aga kuskil nagu Euroopa Liitu jõudes on see hinnavahe kadunud. Võtsime need mõlemad autod, Ram TRX oli tutikas, 57 kilomeetrit oli läbi sõita ja läksime Männiku karjääri, et saada ägedaid pilte. Aga seal on ka täpselt need olud, kuhu need autod sobivad. Et me sinna tüünide peale ja liivahunnikut otsa mässama ei läinud, sest et meid lubati lahkelt sinna nagu kinnisele alale, aga öeldi, et ärge nüüd seal väga möllu tehke, sest et see, kuidas öeldi, liivahunnikute kohta, et see on meie ladu. Et arusaadav. Aga nendel teenindusteedel, ikkagi aukus, liivased, pehmed, lumi, kõik on just sulamas, selle alt on nagu pinnas on veel nagu kõva, pealt on pehme. Ja kui nende kahe autoga seal niimoodi ikkagi korralikult gaasi anda, siis täpselt see oligi, et jube mugav oli. Muidugi loomulikult sa tunned, et sa sõidad auklikul teel, aga see ei ole niimoodi, et sa pead ennast roolist kinni hoidma, et mitte peaga lakke lennata ja teine asi, et ei käinud ka neid mürtse. Seda sa tead, et nüüd lõi amordi põhja või et ma justkui nagu lõhuks seda autot. Ta lihtsalt nagu tärises üle kõige selle, kõik võtab vastu. Ja nendest kahest see TRX on ikkagi täiesti jabur. Tal olid veel sellised mudarehvid ka all, mis seal pehmel pinnal seal andsid eriti hea mineku. Aga muuseas tuleb olla hästi ettevaatlik kohalt võttes, sest kui me seal vahepeal tegime ilupilte ikkagi nagu liivaplatsi peal ja ma sealt ära läksin, siis kui sa liiga hooga lähed, siis ta nagu tuleb pöördemomenti on selle Ram TRX-il ju see on siin mul lahti 882 newtonmeetrit. Seda, et kohalt pead pehmel pinnasel hästi ettevaatlik, ta muidu kaevab kohe sisse ennast. Ta tõmbab selle, et see 6,2 liitrine kompressoriga V8, kohe tõmbad ennast kinni. Muidugi saad välja ka, aga pole mahet. Aga muus osas, see auto tühjana kaalub 2,8 tonni ja ta kiirendab 100-ni 4,5 sekundiga. Raptor palju hillitsetum 6,3. Et linnas, kuidas ma ütlen sulle, ma olen suurte kastikatega, rämmidega varem sõitnud ka Kalamajas. See on ikka õudukas. Et ma olen väga nagu kogenud Kalamajas liikleja, kõik see, kus sa näed juba kaugelt, sõltub auto, nüüd ma tõmban siia taskusse, lasen tema läbi, eks ju. Nende kastikateks sa ei tõmba selle ühtegi taskusse. Sul lihtsalt ei ole midagi teha. Muidugi kõik kardavad sind, sa tuled sealt, nad ei hakkagi üldse tulema, see on eelis. Aga ma ei kujutaks ette, et ma igapäevaselt sellega kuskil Tallinna kesklinnas peaks nagu, muidugi, hästi näeb välja. Sa istud kõrgemal kui põhimõtteliselt bussijuhid. Aga muus osas küll täiesti nagu kohutav oleks nendega linnas sõita. Maanteel rahulik, sest kõik rattad asuvad sust nii kaugel, tuulemüra ja kõik seda on vähe.
rool muidugi ei tee maanteel, et arvestades nende hästi paksud rehvid, et kui me räägiks mingi sportlikkusest või roolitunnetusest, siis seda ei ole, see lihtsalt kõik ujub niimoodi. Kuule, aga ma peaks nagu, sa ei ole Cybertruckiga sõitnud, aga ma peaks nagu ikkagi küsima nagu mingi võrdluse mõttes. Ma olen Rivianiga sõitnud. 1000 Rivian oli 840 hobujõudu. Aga mõtlengi, et nagu võrdluseks Rivian või kuidas nagu neid võrrelda oma vahel? Või üldse nagu mõtestada neid oma vahel? Et okei, me oleme näinud mingi kiirendusvideosid ja asju, on ju, kus see Cybertruck näitab neid tagatulesid ja nii edasi, on ju, aga... Ei, ma ise mõtlesin nüüd autosid niimoodi tegelikult, et võtame praegult selle teema nagu laualt maha, et issand, nüüd on Eestis ka see Raptor saadaval ja issand, nüüd on meie tänavad ka ja kõik koduperenaised hakkavad nendega nüüd poes käima ja lasteaias. Ja jätakse need Cayenne'id kõik maha ja... Ei hakka. Esiteks, Ram TRX on praegult tootmises Final Editionina, see läheb tootmisest maha. Rami kohta on naljaks see, et Wikipediast leidsin, et mingi Ameerika agentuur, vist päris ikka riiklik, on selle põhimõtteliselt hääletanud või arvutanud peaaegu, et Ameerika vist maailma kõige ressursi raiskavamaks autoks, arvestades tema kütusekulu, tema tootmist, kõike. Aga ärge muretsega, tootmine lõpeb. Ja teine asi on nende, ma ütlesin, hind, see 140 000 eurot, et see ei ole kunagi auto, mis saaks nüüd rahva autoks. Need inimesed ei tule Cayennidest ja ei hakka omale Raptorid ostma, et nagu ärge, ma ütlen, mulle õudselt need autod jätsid sümpaatse mulje, sest nad on mänguasjad. Mänguasjadena, hobiautona või sellise, väga kihvt ja miks mitte. Aga kuludest, räägime korraks kütusest. Nii. Raptori 3,5 V6. Sõitsime, tegime kõiki asju, maanteel kõike ja selle kütusekulu lõpuks näitas kompuuter 15,7. Päris hästi ju. Täiesti okei. Sellele muidugi, see on see keeruline EcoBoost mootor, sellele ei saa gaasiseadet panna. Vähemalt keegi ei julge seda panna. RAM, enamik RAM Eestis tavalisi ka, kohe juba need, kes RAM-i müüvad, panevadki LPG gaasiseadme peale, saab ka TRX-ile. Eesti üks väga rikas inimene, kes sõidab ja jagab rahatarkust mööda Eestit. Temal on see auto ja on ka gaasiseadmega. Ilma selleta praegult meie testis näitas TRX kuluks 33,6 liitrit 100. Gaasiseade pidi seda ikka 2-3 korda seda kulu vähendama. Nii et väga hull vahe arvestades, et nende autode kaaluvahe ei ole nii suur, see võimsus jah on, aga et see RAM täiesti teisest puust. Seda on suur kastikas ja seal sees, ta on sees palju luksuslikum kui Raptor. Raptor on ikkagi tööauto. Oma nagu interjööri robustuselt. TRX, kõik on nagu täiesti. Seal on nupp, on launch controlli nupp, kus on need foori tuled nagu punane, kollan, roheline, et vajud, mina seda proovida ei saanud, sest auto ise ütles, et on liiga uus, et sissesõit on tegemata, et praegult launch controlli ei saa. Aga sul on ekraanil on eraldi menüüd, on performance pages, kus siis mõõdab kõiki su kiirendusaegu, sinu veerandmiili aega, G-jõude, sisuliselt nagu istuks sportautos. Ja sellepärast nad ongi, ma nimetasingi neid ka seal loos nagu Apex Predator või tippkiskja. Ehk et ta teeb kõike, et ta kiirendab nagu sportauto, aga siis kui tee lõpeb, siis sportauto jääb kinni. Kõik, rohkem ta midagi teha ei saa. Ma ei tea, mingi Porsche 911 Dakar või Huracan Sterrato veel natuke aega liigub edasi, aga siis ei liigu need ka. Aga need kaks, ükskõik, kas tahad maastikul kihutada, maanteel, ringrajal mitte, aga et nad on nagu, suudavad kõike. Kuhu ma nüüd kütusest rääkisin. Maastiku võimekus, kahtlemata uskumatu, nende mõlema clearance on 30 centimeetrit. Kõik igasugused nelikveolukustid, aeglustid, difrilukud, kõik. Aga oma tavapärasel Mustjõe maastikurajal, ma sinna läksin Raptoriga, TRX-iga ei läinud. Seal on need sellised ehitatud nagu järsud künkad. Nagu kujutage ette, kes on motokrossi näinud nagu sellist, aga veel järsemad ja siis kohe teiselt poolt alla sama järsult. Ja ma ei julgenud väga suure hooga minna, sest ma kartsin, et äkki teiselt poolt, ta kuidagi kukub nina peale, ikkagi ei ole ju enda auto ja ei tahaks midagi sellist, et kuskil esistange hüppad eest ära või. Ja lasin gaasi maha. Ja selles mõttes oli see viga,
sest selle auto teljevahe on 3,6 meetrit, 2 ratta siis vahel. Võrdluseks Suzuki Jimny vana on ise üldse 3,8 meetrit pikk. Mis tähendab seda, et kuna ma lesin hoo maha, siis ma jäin sinna keset seda künka harja põhja peale kinni. Nii esimesed kui tagumised rattad puutusid küll liiva, aga nad enam nagu ei vedanud mitte kuhugi. Nii, siis sa oled seal Mustjõe maastikurajal, jälle muidugi üksinda läksin, ära kunagi tee seda, Tarmo, ütlen ma omale iga kord, kui ma seal kinni olen. No seisad, mitte midagi ei ole teha, see ei ole selline, et ma toon nüüd metsast mingit oksi ja hakkan kuhugi alla panema. Sul istub 2,6 tonni autot, istub kõhu peal. Võtsin selle aknakraapimisharja, et proovisin sealt astmelaudade alt niimoodi. Saad aru, et see on täiesti lootusetu. Kui ma sealt kas 2 tundi kraabin, siis ta lihtsalt vajub uuesti nagu. Õnneks jõudsin, põhimõtteliselt paanikamootor oli juba käima tõmmatud. Metsast tuleb niimoodi, väikse törinaga, vana lühikse kerega Toyota Land Cruiser. Autost mõnus papi, Mati, nimi oli muuseas Mati Talvik, me pärast tutvusime, rääkisime pikalt metsavendadest ja kohalikust ajaloost. Mis siis juhtus? Näed, linnavurle tuli siia maastikusõitudega, jäin kinni. No ei ole hullu. Võttis oma vintsi, panime konksu vintsi konksu minu auto külge, natuke oli siis vaja seda vintsi seal käima ajada, midagi ei toiminud, ajasime juttu sellel ajal. Põhimõtteliselt oli vaja 20 sentimeetrit lihtsalt vintsida, et see kalduks auto ettepoole ja rattad leiavad pidamise kõik korras. Aga täpselt jälle see tohutu maastikuvõimeks auto. Aga kui sa ikkagi seda valesti, kui sa ei tea seda maastikusõidu trikke, et rohkem nurgaga või hoia peal. Ma olen seal üleval mäe otsas istunud kunagi kinni ka muidugi lühikese kerega Land Rover Defenderiga uuega. Täpselt sama, hakkasin mingit roobast ületama ja siis oled üks hetk, oled kõhu peal. Vot, et väga kihvtid autod. Vähemalt juhtub asju, see on tore. Mul juhtub asju, mul oli nende autodega veel mingi point, mis ma tahtsin tuua. Aga see läks pealt meelest ära. See on kihvt kogemus. Jällegi, mul on need, kui sõidad ikkagi, mööda Tallinnat selle RAM-TRX-iga. Nii kuradi antisotsiaalne. Piinlik on ja keegi nagu näeb ja loed pealkirju ajalehtedest ja mõtled, et sina oledki see, kellest nad kirjutavad, et kui Peeter Pärtel pere kirjutab, siis saad aru, et sina oled see. Mitte Tallinn. Jah. Kõik, kes mu tuttavad, kes seda nägid ja nii, et kui Instasse paned tagi mitte Tallinn ka. Ei, ma ei tea, minust palju piinlikum oleks sõita mõne selle luksusmaasteriga, ma ei tea, BMW 6, X6M või AMG, eks ju, need GLE-d, mis on nagu eriti otakad, sest nendega ei lähe keegi ka sinna Mustjõele mitte. Ja neid on palju. Et neid TRX-e on nagu käpu täis Eestis ja las nad siis olla. Ma ütlen, kolleegiga arutasime, et kuidas seda lugu siis ehitada, et kui see nagu nii loo algusesse keskele kui lõppu nagu rääkida selle auto keskkonnajäljest ja kõigest ja kui mõttetuse kõik, siis me võiksime selle žurnaali üldse kinni panna. Et reaalselt on igal inimesel vaja elus maksimaalselt Škoda Fabiat, et saaks oma asjad tehtud. Olgu suuremal perel natuke suuremat Škodat. Et kui me nagu ei vaimustuks sellistest autodest mingilgi määral, siis ma töötaks ju võib-olla natuke valel kohal. Et mul on päriselt, oma hoovis seisad, sul on 2, kas ma täna lähen Raptoriga, mul olid nüüd paariks päevaks niimoodi, või ma täna lähen Rammiga ja kohe mõnus oli valida. Ja siis sinna üles, ronida sinna istme peale ja panna naabri, mul oli üheks õhtuks see Rämm jäi nagu naabri, seal soklikorruse korter, selle läheb üks tore inimene. Tema päikest ei näinud selle ajal üldse, jah? Ei, seda nii, aga ma mõtlesin, et huvitav, mis kell on okei pühapäeva hommikul selle autoga sealt minema minna, sest need summutid olid sisuliselt vastu tema aknaklaasi ja siis kui see 6,2 liitrine nagu käima paugatab ja siis jääb sinna et natuke ebaviisakas. Vot, aga siis järgmisest nädalast hakkavad need ekstra lood netti ilmuma ja soovitan ajakirja osta, sest et seal on need Paula Johanna pildid eriti kihvtid. Aga selline sai tänane saade ja suur tänu, et kuulasite. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet
teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.